Kino algab. Kohe saame teada, kas rahvusvahelised eksperdid on targemad kui Eesti iseristitud ekspert Jürgen Ligi. Haarake popcorn ja võtke istet, sest Baltikumist on laekunud värskeim finantskomöödia. Rahvusvahelise valuutafondi IMF ja OECD kriitikud on andnud sellele üksmeelselt 2 pöialt alla. Selles slaidishow rutiini mähitud majanduslikus õudusfilmis lõpetasid lääne eliitklubide delegatsioonid äsja oma suvise Eesti turnee. Nende ühine retsensioon: kui valitsus jätkab riigi juhtimist samas vaimus, kihutab riigivõlg otsejoones jätkusuutmatuse kiirteel kuristikku. Ärge muretsege. Rahandusminister Jürgen Ligi kontrollib olukorda. Ta pareeris IMF-i hoiatused elegantselt, selgitades, et kogu see paanika põhineb kõigest prognoosidel, mitte tegelikel poliitilistel valikutel. See on makromajanduslik ekvivalent lausele: muidugi navigaator ütleb, et me sõidame kuristikku, aga vaadake, kui sujuvalt mu jalg praegu gaasipedaali vajutab. Selle strateegia puhta matemaatilise geeniuse mõistmiseks tuleb vaadata praegu eksponeeritavat tagurpidi Robin Hoodi majanduse meistriklassi. Valitsus on teinud kõik endast oleneva, et majandust pidurdada, pumbates tavaliste maksumaksjate taskud rahast tühjaks. Samal ajal suurepärase korporatiivse külalislahkuse märgina on ettevõtete investeeritud kasumid jäetud täielikult maksustamata, kuni hetkeni, mil need dividendidena välja võetakse. Tegemist on julge uue majandusteooriaga. Kui sa pigistad keskmise tarbija kuivaks, väheneb võluväel tema ostujõud, mis kärbib koheselt sisetarbimist ja lööb seeläbi hiiglasliku augu valitsuse enda maksutuludesse. Loomulikult võiks arvata, et kui sa maksumaksja tulusid nii agressiivselt vähendad, tuleks lõpetada ka kulutamine, nagu tehnoloogia maailma miljardär tasuta baaris. Kuid see nõuaks biorikkujast kontseptsiooni, mida tuntakse riikliku kokkuhoiu nime all. Kuna põlukriisi ajal ei hoia keegi kokku, toimib matemaatika täpselt nii, nagu iga 3. klassi õpilane ennustada oskaks. Langevad tulud pluss taevasse sööstvad kulud võrdub riigivõla võimas mägi. Vaatame numbrid, sest need on objektiivselt vaadates absurdselt naljakad. Aastal 2019 oli Eesti riigivõlg tagasihoidlik ja armas 2,5 miljardit eurot. Aastaks 2025 pundus see juba jõuliseks 10 miljardiks euroks. Aastaks 2030 prognoosivad eksperdid, et me purustame lenneldes 20 miljardi euro piiri. Kuid oodake, kulminatsioon läheb veelgi paremaks. Aastal 2022 kulutas riik pelgalt oma võla teenindamiseks ehk intressideks tühiselt 28 miljonit eurot. Aastaks 2030 prognoositakse selle intressimaksu tõusu rabava 650 miljoni eurot aastas. Et seda perspektiivi panna,
Sellest rahast piisaks, et täielikult rahastada Eesti 3 suuremat ülikooli, võib pidada ülal kogu siseturvalisuse valdkonna, ehk iga päästja, politseinik ja piirivalvur saaks oma palgarahast, mida riik põletab lihtsalt selleks, et laenuandjatele intressi maksta. IMF ja OECD on pakkunud selle parandamiseks välja uskumatult kasulikke soovitusi, nagu kinnisvaramaksu kehtestamine või kõrge sissetulekuga perede lastetoetuste kärpimine. OECD juhtis lausa näpuga Eesti maksusüsteemi ilmselgele kentsakusele, märkides ära tavapärase ettevõtte tulumaksud täieliku puudumise. Kuid minister Ligi valas igasugustele suurtele maksureformi fantaasiatele kiiresti külma vett peale, tuletades kõigile meelde kaasaegse demokraatia kuldreeglid. Keegi ei hakka makse arutama, kui valimised paistavad. Selle asemel on valitsuse suur säästuplaan suunatud kangeslikule võitlusele väikelaste vastu. Universaalsete lastetoetuste külmutamine, sest nagu Ligi märkis, on nagunii jube keeruline kindlaks teha, kes neid lapsi tegelikult kasvatab. Seega kuni toiduhindade ja elukalliduse inflatsiooni põleng põleb, suuresti tänu valitsuse varasematele maksutõusudele, see inflatsioon põleb eredamalt kui euroala keskmine ja meie võime kõik kergemalt hingata. Pangad on ju tugevalt kapitaliseeritud. Korporatiivne kasum jääb maksuameti poolt puutumata ja tavalistel kodanikel on unikaalne privileeg see kõik kinni maksta. Kui sinu maja 2030 aastaks maha põleb, on meil vähemalt 20 miljardiline euro kviitung, mis tõestab, et me olime vähemalt kohal.